Kas me nende hindadega ikkagi rallime siin veel tunduvalt üles? 15 aastat Eesti energeetika planeerimises olnud nagu selline suhteliselt kaootiline aeg. On see ikkagi üks suurimaid selliseid mõnes mõttes isegi julgeolekuohte, et meil ei ole plaani? Me teame, et kui need hinnad jäävad väga pikaks ajaks nii kõrgele, siis tulevad asendustehnoloogiat. Tere, head vaatajad ja kuulajad, järjekordne Energiakool alustab ja täna vaatame saates pisut kaugemale kui pelgalt Eesti ja Euroopa. Nimelt räägime julgeolekust Lähis-Idas ning sellest, kuidas see just meie hindu, Euroopa, aga ka maailma hindu mõjutab. Ja selle jaoks on meil siin stuudios täna külas julgeolekuekspert Rainer Saks, tervist! Tere päevast! No kas need viimased kuud võivad põhimõtteliselt meile öelda seda, et enam hullemaks minna ei saa või me oleme ikkagi siiski veel, saab kõvasti hullemaks minna? Või palju hullemaks saab minna. Lähis-Ida sündmused on nüüd lisandunud niisugusel väga intensiivsel kujul, aga nad ei ole ka nüüd nagu täielikult üllatavad või anomaalsed, sellepärast et potentsiaali selliseks sõjaliseks kokkupõrkeks oli seal küllaga ja see potentsiaal on aasta-aastalt kogu aeg kasvanud. Ja kui me meenutame, siis 2025. aasta suvel juunikuuses olid ju samamoodi Iisraeli USA rünnakud piirkonnas ja Iraani rünnakud siis Iisraelile. Ja tegelikult ju on sõda Lähis-Idas üsna intensiivsel kujul kestnud 2023. aasta 7. oktoobrist alates, kui Hamas ründas väga jõuliselt Iisraeli ootamatult ja peale seda ei ole tegelikult nagu sellist päris vaikust seal tekkinudki, kuigi intensiivsus kõigub. Nii et selles mõttes ei ole tegemist nagu sellise nagu ootamatu eskalatsiooniga. Aga see, et Trump räägib sellest, kuidas see sõda samamoodi lõpeb väga kiiresti ja kõigepealt lõpeb kuuga ja siis alles hiljuti sellel ajal, kui meie siin salvestame, tuli juttu sellest, et kui 48 tunniga Hormuzi väin ei vabastata, siis juhtub midagi hirmsat. Et need on jällegi lihtsalt ühed toredad sõnad või? President Trumpi kommunikatsioon on selgelt ebaõnnestunud. Selles ei ole põhjust kahelda, et ta on jõudnud juba mitu korda kuulutada ka võitu ja tegelikult USA's väga paljud eksperdid on kogu aeg hoiatanud, et Iraani ründamine, ütleme, niimoodi õhust ja nagu niisuguste täppisrelvadega ei ole USA-le nagu üle jõu ja ülesannud. Seda on nagu suhteliselt lihtne korraldada, sest Iraan selgelt jääb veel alla. Ei suuda nagu samal skaalal vastata, kuigi ta vastused on kestnud ka kauem, kui seda on eeldatud. Aga põhimõtteliselt hoopis teine lugu on see, et mida nende rünnakutega siis saavutatakse ja mis need eesmärgid on ja mis on siis selle sõjalise kampaania nagu lõppeesmärk. Ja nendele küsimustele nüüd USA ja Iisrael on jäänud, ütleme Iisraeli puhul on asi lihtsam, seal nagu võideldakse nagu oma püsimajäämise nimel. Aga USA puhul on see asi jäänud nüüd küll nagu väga suuresti ka USA presidendi enda kommunikatsiooni taha. Ja sellistel puhkudel alati on selline ebakindlus tippus või niisugune ähmasus või hägusus, siis see tegelikult kandub üle ka teistele tegevustele ja annab vastaspoolele võimaluse siis nagu seda vastupanu korraldada nagu hoopis teistmoodi, jõulisemalt venitada ja pealt näha nagu see, et kas siis nagu president Trumpil on õigus või ei ole õigus, ei oma nagu suurt tähtsust, et USA ründab ja samamoodi edasi. Aga tegelikult ta ei suuda tänu sellele ebaõnnestunud kommunikatsioonile ja pidevale niisugusele frustreeritud avaldustele ta ei suuda korraldada nii-öelda siis seda diplomaatilist protsessi, mis siis peaks nagu saavutama selle sõjalise operatsiooniga seotud nagu eesmärgid. Ja selles on ta nagu siis eelkõige ebaõnnestunud. Praegu on maailma silmad eeskätt Hormuzi väinal, sest et see on väga suur selline tarnekoridor paljude eeskätt ka Euroopa riikide jaoks ja paljude maailma riikide jaoks samamoodi. Kas see tundub, et vist väga ei heiduta Trumpi selles osas, et hakata natukene kiiremini just enda liigutusi tegema? Ei, tegelikult heidutab küll, sellepärast, et president Trump küll nagu siin üritab oma sõnavõttude ja avaldustega jätta muljet, et USA-d see Hormuzi väin ei puuduta, aga ta on nagu vale kahes aspektis. Et esiteks puudutab üsna otseselt, sest kui nafta hind tõuseb see ka USA-s ja ta on juba tõusnud, et USA ei ole nagu sellisest maailma ühendatud anomatest kuidagi
isoleeritud või eraldatud. Ta mõju on kindlasti väiksem kui paljudele teistele Lähis-Ida naftast reaalselt sõltuvuses olevate riikidega. Hinnatõus on hinnatõus turgudel ja see ikkagi toob kaasa ka hinnatõusu USA-s, sest tekib mingisugune defitsiit. Aga teises mõttes on ta nagu valeväide selle tõttu, et isegi kui ütleme, et USA ei ole võib-olla hoolinud nii otseselt nagu selle sõja mõjust Euroopale või kuidagi nagu see on nagu sekundaarne tema jaoks, siis tegelikult neid Lähis-Ida Araabia riike, kes on ikkagi USA-ga nagu otseselt liitlassuhtes ja kelle pärast ju tegelikult väga suuresti ka seda sõda peetakse. Nende jaoks on see ikkagi täielik katastroof ja siit me näeme, et siin ongi nagu esimene suur valearvestus, mis on nagu tehtud siis nende poolt, kes seda sõjalist operatsiooni kavandasid. Et väga suures plaanis kõik teavad, et see oht, et kui rünnatakse Iraani, ütleme täiemahuliselt sõjaliselt, et Iraan sulgeb selle peale laevaliikluse Hormuzi väinas. See on teada aastakümneid, juba sellest hetkest, kui see islamirevolutsioon toimus Iraanis siis 1979. aastal. Et sellega on nagu alati arvestatud ja nüüd näib, et seekord arvati, et see rünnak veel nagu Iraani poolt nagu sellist reaktsiooni esile kutsu, aga tegelikult nüüd juhtus 2 asja, milleks nagu tõenäoliselt nagu ikkagi päriselt valmis ei oldud. Kuigi ma arvan, et sellega nagu teatud määral arvestati, aga siiski seda, et Iraan ründab Araabia riike, oli võib-olla niisugusel skaalal veel. Et oli ikkagi tõenäoliselt natukene ebameeldiv üllatus ja ta ei ründa siis ju Araabia riikides mitte ainult USA sõjabaase, vaid siis ründab ka nende riikide seal energeetika taristut ja mis iganes nad ka ei räägi Iraanis, ikkagi nad on rünnanud algusest peale tsiviilsihtmärke nii Saudi Araabias, Ühendemiraatides, Kataris kui Bahreinis. Seal mõned rünnakud Kuveidis ka pidevalt, et kõik need põhilised naftat tootvad riigid. Jordaanias, Omaanis on need rünnakud olnud vähem, aga see on nagu vaieldav, et kas siis see on olnud kogemata, tahtlik, teadlik, mismoodi, aga kokkuvõttes ikkagi praktiliselt kõikides Pärsia-laheäärsetes riikides on rünnatud Iraani poolt tsiviilinfrastruktuuri. Ja siis teine on siis see moment, millega nagu tõenäoliselt ei olnud niimoodi arvestatud, selleks ei olnud päriselt valmis olnud, et see laevaliiklus Hormuzi väinas täielikult sulgub. Ja see on ka huvitav vaadata, et siin eelnevatel aastatel ju Iraani ja paljude Araabia riikide suhted on olnud nagu niisugused, nad ei ole sõbralikud, nad ei ole ka päriselt neutraalsed, sellepärast, et kõik Sunni Araabia valitsused ikkagi peavad šiitlikust radikaalset Iraani režiimi endale nagu tõeliseks ideoloogiliseks eksistentsiaalseks ohuks, aga nagu taktikalisel tasandil oli siis Iraaniga suheldud, seal olid isegi päris niisugused tihedad läbikäimised Saudi Araabiaga, mingid isegi ühised demonstratiivsed sõjalised õppused. Et kui Araabia riigid on seda tõenäoliselt võtnud kui sellist eskaleerivat meedet, et vältida siis nagu Iraani sõjalisi reaktsioone, et Iraanil oleks ka nagu midagi kaotada siis nende riikidega suheldes, et see ei ole toiminud. Ja näiteks Iraani pangandus väga paljuski kasutab ju Araabia Ühendemiraate oma finantstehingute tegemiseks ja näib, et seekord ikkagi Iraan tajub, et nende USA-Iisraeli rünnakute eesmärgiks on režiimi vahetus, selle tõttu nagu siis mindi nagu sellisele väga, väga laial skaalal vastulöögile ja tundub, et mulle ka alguses tundus, et see Iraani arvestus oli nagu vale, praegu ta on ikkagi toiminud. Et oleks ta ainult piirdunud Iisraeli ründamisega, siis tõenäoliselt sellist pinget ei oleks tekkinud. Ja see jutt, et nüüd kuidas siis vahepeal USA proovib seda välja vabandada, et aga ostke siis naftat ja gaasi meilt, siis see päris Hormuzi kontekstis ei päde. Need ei ole pädevad avaldused selles mõttes, et neid naftavoogusid ei ole võimalik niimoodi kiiresti asendada ja USA ei ole ka võimeline pakkuma sellist asendust nagu maailma turgudel. Ja president Trumpi puhul on ikkagi, see on ikkagi täielik katastroof, kuidas ta oma kommunikatsiooniga on seda asja ajanud, et ei ole põhjust kahelda, et Araabia riigid on ka õhutanud seda rünnakut läbi viima ja võib-olla
USA president siin nagu siunab ennast, et ta läks nagu selle õnge. Noh, seda on tajutav kuidagi nagu tema nendest sõnavõttudest, aga nagu teistpidi on selge, et kogu see areng, mis Iraani ümber toimub, see varem või hiljem oleks viinud nagu sellise sõjalise kokkupõrkeni ja seda enam, et seal taga on ka olnud veel Hiina ja Venemaa nagu selline pidevalt kasvav toetus Iraanile ja võt nüüd USA tõenäoliselt on teinud siin ühe strateegilise valearvestuse, et ta nagu ei taju nagu seda Iraani motivatsiooni nagu päriselt, ma arvan. Aga kokkuvõttes jah, nagu, et ühtepidi võib öelda, et see sõjaline vastasseis oleks nagu varem ja hiljem tekkinud, aga teistpidi on näha, et USA ei ole valmistunud nagu selliseks pikaajaliseks või pikaajalisemaks konfliktiks ja tõenäoliselt siin ka psühholoogiliselt mõjutas suhteliselt ootamatult hästi ja väga, väga niimoodi tõhusalt läbi viidud ja kommunikatsiooniga kaetud operatsioon Venezuelas, mis arvatavasti lõi siis nagu sellise vale ettekujutuse USA juhtide jaoks, et nagu, et nendel et sellel USA sõjalisel heidutusel on lihtsalt niivõrd tugev mõju. Aga Venezuela režiim kuigi ka nagu suuresti ideoloogiline ei ole siiski oma selliselt ütleme sellest ideoloogilise motivatsiooni astmelt ei ole võrreldav Iraaniga, kus on ikkagi see palju olulisem. No kõik see on juba tuunud kaasa meile diisli ajaloo kõrgema hinna meil siin Eestis. Kui mõelda natukene laiemalt, kas me nende hindadega ikkagi rallime siin veel tunduvalt üles, sest et nagu oligi juttu, et see kiire operatsioon ei ole just nii kiireks osutunud. Jah, seda on nüüd väga raske ennustada sellepärast, et seal on neid võimalikke stsenaariumid niivõrd palju ja erinevaid. Ja Iraani vaates muidugi ongi see sama lugu, et täpselt nagu Ukrainal ei ole mõtet teha etteheited, et miks te ründate sadamaid, Vene naftasadamaid, mis tõstab nafta hindu, siis Ukraina ütleb selle peale, aga te olete terve 4 aastat meile kogu aeg seletanud, ärge tehke seda, ärge tehke teist, et teile see ei sobi, aga me peame sellepärast, meie jaoks see sõda pikeneb. Iraani vaates on nüüd asi nagu tegelikult niisugune ambivalentne, et Iraani huvides ei ole tegelikult sellist sõda pikalt pidada, sellepärast, et ta ikkagi ei suuda USA-le mingit märkimisväärset sõjalist kahju tekitada ja varem või hiljem on need tagajärjed ikkagi Iraani jaoks nagu laastavad. Et see, et seal selle käigus maailmas nafta hind tõuseb, on nagu väikene lohutus või see nagu tegelikult Iraani mitte kuidagi ei aita. Aga ütleme, ta saab USA-le ikkagi põhjustada nagu sellist prestiiži langust ja kuna nad võitlevad oma režiimi püsimajäämise eest ja nende jaoks ikkagi tuumarelva omamine on selle nagu üks vaieldamatu eeldus nagu pikaajalises plaanis. Siis nagu mäng käib nagu tõsiste panuste peale ja teine, mis on tegelikult kõige olulisem aru saada, et võib-olla Hiina Rahvavabariigi jaoks ka see väga pikk venimine ei ole nagu kasulik. Aga Venemaa jaoks on küll. Et mida pikemaks see konflikt venib, seda kasulikum on see Venemaa jaoks. Need ajafaktorid kõik võivad ühel hetkel hakata veerema vastas suunas, eks ju siin nagu sellist nagu lõpmatusena projitseeritavat nagu prognoosi ei ole mõtet teha. Aga ütleme niimoodi, et kui USA huvides oleks siin ikka lähemate nädalate jooksul see sõjategevus lõpetada ja saavutada mingisugune nähtav poliitiline tulemus ja seda üldse mitte sellepärast, et neil on kongressi vahevalimised, vaid sellepärast, et seda sõda oleks mõtetanud pidada ainult siis, kui järgnevate kümnendite jooksul ei ole vaja seal rohkem sõda pidada. Ja kongressi vahevalimised on siin nagu selline sekundaarne ja niisugune täiendav pingete allikas võib-olla president Trumpi ja vabariiklaste juhtide jaoks, aga just Araabia riikide jaoks seal piirkonnas oli see nagu see kõige põhilisem motivatsiooni koht, et kui sa näed, et see asi liigub nagu paratamatult nagu sellise sõjalise konfliktini, et siis nagu parem siis kasutada mingit hetke, mis tundus hetkel soodne, aga see ei tohi muutuda pikaajaliseks sõjaks. Ja kui nüüd lähema paari nädala jooksul see sõjategevus lõpeb, siis tuleb naftahinnad ka suhteliselt kiiresti alla. Ja tegelikult siis nagu see mõneks hetkeks siin 2 euro peal olnud diiselkütus ei oma nagu suurt tähendust.
või tähtsust, aga ja kui edaspidi eriti see stabiilsus on seal suurem, et noh, siis tõenäoliselt olukord nagu normaliseerub. Kui nüüd aga see sõjategevus jääb venima nagu sellisel kujul nagu praegu, et Iraan suudab korraldada siis rünnakuid ja blokeerida laevaliiklust Hormuzi väinas, siis noh, muidugi need tagajärjed siin, noh, kui see kestaks veel muidugi 2-3 kuud, siis on nagu see halb igas plaanis kogu maailma globaalsele majandusele. Ja noh, tegelikult on ju veel see stsenaarium, millega USA üldse ei oska arvestada, minu arust on see, et Iraan võib isegi öelda, et hea küll, et noh, nad ütledki lihtsalt, me ei lõpetagi seda. Noh, et tulge. Neil ju motivatsiooni seda lõpetada pole. Lihtsalt nagu, et USA rünnakud lõpevad ära, nagu see on praegu juba näha, et need sõjalised sihtmärgid, mida rünnata niimoodi tasub nende kalliste relvadega, need lõpevad otsa. Et sa võid rünnata seda tsiviilinfrastruktuuri, aga Iraan võib ikkagi öelda, et aga me ei alistu ja me ründame siis oma droonidega, mis on siis nii-öelda see konnasilm, mille peal tallata ja noh, selles nagu väljendub ka selline USA sõjaline läbikukkumine, et tegelikult ju nendest droonidest oldi Ukraina näitel teadlikud, aga siis on seda ülbelt ignoreeritud, seda ohtu ja arvates, et noh, nende relvastuse ja võimete juures ei oma see tähendust, tegelikult omab küll ja just nimelt selle laevaliikluse blokeerimise mõttes Hormuzi väinas on need droonid just nagu need kõige otsustavamad vahendid, millega seda on võimalik siis teha. Nii et kõik, mis puudutab hindu ja seda, kuidas meie siin Eestis või Euroopas seda kõike tunnetame, ikkagi sõltub sellest, et võib-olla isegi vahet ei ole, kas see konflikt kestab või mitte, aga küsimus on selles, et kas Hormuzi väin läheb lahti või mitte. Jah, sellepärast, et kui see väin ka avatakse laevaliikluseks, kui sõda nagu mingil kujul kestab edasi, siis tõenäoliselt ikkagi see naftaturgusid rahustab ja ta ei rahusta küll täielikult maha nagu selle sõjaeelsele tasemele ja võib-olla sinna sõjaeelsemele tasemele need hinnad niipea ei kukugi, sellepärast, et Vene nafta on ikkagi maailmaturult puudu ja noh, nagu see Venezuelast, see naftamüügi, no kõik teavad, et naftamüüki ei saa, see ei ole nagu, ma ei tea, lattu toodetud õlu, mida sa paiskad turule kuskilt võib-olla või mingid muud tooted. Üldse tänapäeval ju toodetakse vähe niukseid koguseid varusid, mida oleks võimalik nagu kiiresti turule tuua. Ja need protsessid on aeglased ja tegelikult nüüd, mis on Iraani jaoks ohtlik, millest Iraanis saadakse ka aru, et ja mis käib ka Venemaa kohta nagu väga hästi, et kui sa oled nagu pikka aega turult eemal, et kui sa lihiajaliselt on sinu tarned vähenenud ja sa turult eemal oled, see väga valusalt sind ei mõjuta, kuigi ta on ebamugav ja valus, aga noh, ütleme, see niisugune valu on võimalik nagu ületada. Aga kui sa jääd ikkagi pikemaks ajaks seal juba aastateks ja turult nagu täielikult eemale, siis oma positsioone pärast turul taastada on väga keeruline, kohati võimatu. Ja kahjud on suured. Ja see on nüüd tegelikult see Iraani jaoks ka, et noh, jättes kõrvale et ideoloogilised kaalutlused, mis nendel on, siis naftamüügis saadav raha on ikkagi see põhiline, millega seda riiki üleval peetakse ja naftamüük Hiinale eriti just. Ja võib-olla seal ka mõnedele teistele riikidele Kagu-Aasias. Ongi ju see olnud, mis on tegelikult hoidnud seda Iraani majandust nagu kuidagi moodi käimas. Nii et selles mõttes ei saa nad ka endale nüüd nagu noh, ütleme väga pikas vaates niisugust nagu olukorda lubada, et kui USA ikkagi praegu on lubanud Iraanil müüa naftat Hiinale, et kui see nüüd lõpeb, no see toob kaasa Hiina ja USA suhete selle mingisuguse teise olukorras, ei ole niisama lihtne öelda, et noh, seda võib nüüd päeva pealt teha. Et siin on nüüd kaalutlusi palju rohkem, aga ikkagi ütleme, kui Iraani majandus lihtsalt kokku kukub, kui nad kaotavad ka võime seda naftat müüa või see naftamüük läheb täiesti USA kontrolli alla, nagu juhtus Venezuelaga. Sellisel juhul on Iraan ikkagi strateegilises plaanis väga suur kaotaja ja selle tõttu see niisugune balansi leidmine on nagu noh, üks pool varem või hiljem eksib ja teeb mingi vea, mis on nagu fataalne. Ma korra markeerin sellega ära, et Pärsia lahe äärsed Araabia riigid rääkisid siin uue torujuhtme tegemisest, et kui Hormuzi töötajad, siis võib-olla oleks midagi sellist seal, mis te arvate, kas selline asi võiks toimida, arvestades ikkagi Hormuzi mahtused? No Saudi Araabia on sellega arvestanud ja no Saudi Araabia on ainukene Pärsia lahe riik, kellel on siis ka arvestatavalt pikk rannik siis Punasel merel, eks teisel pool. Ja Saudi Araabia on selle torujuhtme kunagi ehitanud, sest teades, et ta ei saa
lubada endale seda momenti, kus Iraan saab teda nagu survestada. Ja Saudi Araabia on kahtlemata arvestanud sellise sõjalise ohuga, mis nagu Iraanist lähtub. Et kui Saudi Araabia selle nimel veel pisut pingutab, siis ta ikkagi suudab nagu oma need kaotused mingis arvestatavas osas kompenseerida. Probleem on nüüd väiksemate Araabia riikide jaoks nagu Kuveit, Bahrein, Kuveidi jaoks ei ole alternatiivi nagu nii. Neile aitaks ainult torujuhe läbi siis Jordaania ja siis sealt edasi ei ole valida, on ainult Iisrael või siis läbi Punasele merele jälle Egiptusesse kuhugi. Selge on see, et sellist torujuhet nagu kiiresti ei ehitata, aga ütleme Katari, Katari, Ühendemiraatide ja Bahreini jaoks oleks ainukene võimalus siis ehitada see torujuhe läbi Omaani territooriumi India ookeanile või siis läbi Saudi Araabia territooriumi siis Punasele merele või siis mõlemat. Aga siin on probleemiks olnud nende riikide omavahelised suhted siiamaale ja need ei ole olnud piisavalt head, mis on omakorda andnudki selle manipuleerimisvõimaluse Iraanile natukene. Ja just näiteks Omaan, kellel endal naftavarusid ei ole sisuliselt, võiks olla väga huvitatud ühtepidi sellise torujuhtme saamisest, aga suhted Ühendemiraatidega on olnud kehvad ja need on hakanud parenema siin alles viimase 10 jooksul, on väga aeglane protsess ja samamoodi on ka Ühendemiraatide ja Saudi Araabia suhted kesised. Ja me ei ole rääkinud seal Jeemenis olevatest huutidest, eks ju, kes on ka Shia võitlejad ja ka Saudi Araabias on 15% elanikkonnast vist on Shiad, mis ka nagu on nagu selline teatav pingete ja ohuallikas. Et see olukord Araabia poolsaarel ei ole kaugeltki lihtne, et see on nagu ka selline hästi keeruline ja selle tõttu nende projektide sünni tagatiseks on alati väga suur raha, kui on suur raha ja keegi veel suur riik, kes seda nagu väga toetab, aga nüüd USA tõepoolest ei ole nagu huvitatud nagu ise nagu investeerima sellesse, sest see oli 70-ndatel, kui USA ju võttis pikaajalise strateegia tulla sellest esimest suurt naftakriisi tulla sealt Saudi kaotada sõltuvus Araabia riikide naftast ja selle tõttu siin pole nagu sükest, Iisrael kahtlemata ei saa olla nagu see jõud, kes sükest asja tagant lükkab, nii et see on nagu küsimus eelkõige selles, et kes siis nagu garanteerib, et nendel investeeringutel on mingi mõte ja see on ka võib-olla üks väljakutse. Me oleme siin rääkinud nüüd sellest, mis toimub Lähis-Idas üsna palju. Tuleme nüüd Eestisse ja pisut avame seda, et kuidas see kõik ja laiemas plaanis ka see julgeolekupilt praegu Eestit mõjutab, kui võtta kas või need tavalised diisli, bensiini hinnad, siis nendest me juba rääkisime, need lähevad üles, võib-olla stabiliseeruvad. Aga kuidas näiteks gaasiga on? Siin on samamoodi olnud juttu sellest, et ilmselt läheb kõrgemaks, aga õnneks tuleb suvi. Et mis see siis tähendab? Eks ta seda tähendabki, tuleb suvi ja nõudlus on väikse. Aga ja sügiseks ehk see olukord nagu natukene jälle normaliseerunud. Aga kui vaadata seda, siis nagu ma kaldun arvama, et Venemaalt Euroopas enam gaasi ostma ei hakata. Isegi kui see võib olla seal, ma ei tea, kellel seal võivad jalad värisema hakata, belglastel või. Ungarit see muidugi ei kõiguta. Ungari on täiesti omaette kaasus ja. Aga Belgia peaminister on siin näidanud, et ta on ka nagu selles mõttes siukene raha eest valmis tegema palju järeleandmisi nagu siukstes suurtes põhimõtetes või niisugustes väärtuspõhimõtetes. Et see ei aitaks sellepärast, et see taristu ei ole enam kasutatav ja tegelikult saaks osta Venemaalt ainult LNG-d. Venemaa toodab LNG-d põhilises osas ikkagi Põhja-Arktikas, ütleme siis niimoodi. Ja siin nagu väiksemad laadimiskohad on ka muudes punktides, aga need nagu suurt turgu ei mõjuta ja tundub, et Ukraina ikkagi need ühendused, mis Venemaal on siin Läänemere ääres, ütleme siis Balti piirkonnas ja Mustal merel, mis on siis nii-öelda Euroopasse tarnimise vaates kõige olulisemad, need nagu ikkagi hävitatakse. Nüüd omaette
teema on siis nii-öelda Türgi kaudu minev Türgi Streami juhe, mis jõuab Euroopasse. Ja seda nagu ukrainlased siiamaale, kuigi seal võib-olla on niisugused juhuslikke rünnakuid olnud, aga üldiselt ikkagi seda nagu ei ole nagu rünnatud seda juhet. Nii et selle kaudu mingisugune gaas siis Venemaalt liigub sinna Balkanile ka edaspidi. Aga sellist nagu Nord Streami käivitamist ja seda ei ole põhjust eeldada, ma ei tea, kas üldse tehniliselt praegu võimalik on. Nii et selles osas nagu on nüüd nagu väga halb on see Katari LNG blokeerimine siis. Ja Iraan on ka neid Katari gaasiveeldamise tehaseid rünnanud, aga need on üksikud rünnakud, et tõenäoliselt nad ei ole nagu suurt kahju tekitanud. Aga võib eeldada, et kui näiteks USA hakkaks massiliselt ründama Iraani energeetikat ja seal ütleme raudteetaristut või maanteetaristut, mis nad on siin ähvardanud, või on ka rünnatud juba terasetööstust, eks ju, Iraanis ja seal keemiatööstust. Et sellisel juhul võib arvata, et Iraan võib rünnata ka nagu niisuguseid, ütleme niisuguses viimases agoonias võib rünnata ka selliseid objekte, nii et siis võib tekkida see LNG defitsiit küll turul pikemaks ajaks. Ja mingi alternatiivid on olemas seal USA-st osta edasi, aga nagu me oleme siin kogu aeg rääkinud, et nüüd kogused on olulised ja nagu suuri kogusid kiiresti kuskilt asendada ei ole nagu võimalik. Pikas perspektiivis, kui see vähegi mõistliku hinnaga toimiks ja oleks nagu kuidagi mõistlikult läbiräägitav, siis võib-olla see LNG ostmine USA-st ei oleks nagu halb. Tõesti pikemas vaates see ikkagi oluliselt parandaks ka Euroopa ja USA strateegilisi suhteid, mis praegu ikkagi kannatavad mitte ainult USA nagu nii-öelda siis selliste praeguste vabariiklaste juhtide emotsioonide tõttu, vaid ikka ka selle tõttu, et Euroopa ei ole olnud nagu piisavalt hoolas nende suhete hoidmisel ja Euroopas on ka väga palju Ameerika vaenulikkust, mis on nagu ka mõneti tõenäoliselt minu hinnangul selline ka emotsionaalne puhtalt, et väga raske on ju tunnistada, et ollakse USA-st nagu või USA sõjalisest kaitsest nii-öelda sõltuvad, et sellist põhjendamatud ülbust on seal Euroopas, Lääne-Euroopas, Vanas Euroopas on nagu näha küll ja veel poliitikute hulgas, nii et niimoodi, et selles mõttes sellised strateegilised sidemed aitaksid võib-olla seda julgeolekusuhet ka nagu parandada. Kui mõelda Eesti peale, siis üks asi on, et konkreetselt gaas, bensiin, diisel, mõelda selle peale natukene, et kuidas meil selle energeetika seisuga on, et kas me oleme praegu just julgeolekualaselt, kui just Eestisse tulla piisavalt kaitstud või on samamoodi nagu ütles Merilo, et näiteks Auverega on nii, et see läheb kohe, kui on midagi algab. Kui on Venemaaga sõda, siis Auvere läheb muidugi, mis sa seal teha saad. Nagu, alternatiiv oleks midagi täiesti mõeldamatut, et luua puhvertsoon Venemaale. See ei ole tõsine teema. Eriti veel ennetavana, see nagu ei ole tehtav. Et selles mõttes on nagu paratamatult õigus nendel, et kui ehitada niisuguseid suuri energeetikaobjekte sinna vahetult piiri äärde, siis võetakse sellega teatav risk ja tegelikult peaks sellega kaasnema siis mingisugune muu nagu heidutustegevus. Ükskõik see on nagu pikem lugu, aga niimoodi, kui arvestada, et siin sõjaline konflikt on mingisugusel kujul kuidagi kõrge tõenäosusega, siis ei oleks mõtet seda siin üldse ehitada. Ma arvan ka ise, et see sõjalise konflikti tõenäosus Venemaaga seni veel ei ole vähemalt põhjust arvata, et see oleks väga kõrge. Aga ütleme, me ehitades sinna mingeid uusi gaasi elektrijaamu või me teeme seda nii pikas perspektiivis, mida me praegu julgeolekuplaanis ette ennestada ei riski kindla peale, siis on see ikkagi väga suure ja see ütleme siiski teadliku riski võtmine, sellepärast seda on ka valitsuse liikmed on nagu väljendanud. Et Euroopa Liidus on see 3 kuu toimepidevuse nõue, eks ju, see kütusevaru, mida siis hoitakse kas Eestis või
või siis natukene sel määral ka Rootsis ja see ei ole Eesti kütuseettevõtetele meeldinud, me mäletame seda, et nad on vingunud selle nõude vastu, nüüd on näha, et see nõue on täiesti põhjendatud ja tegelikult ei ole mõtet ka arutada seda, et kas see varu peaks olema pikema aja peale, see on ka kulu, loomulikult, mis väljendub ka hinnas, aga tegelikult annab see ka nendele ettevõtetele praegu teatav opereerimiskindluse, kes seda varu saavad siis nagu kasutada. Ja Euroopa ise ei tooda endale vajalikku energiat ja me näeme, et see energiasõltuvatuse idee on hetkel veel ulmeline Euroopa vaates, eriti olukorras, kui loobutakse paljudes riikides tuumaenergeetikast või mõnes riigis. Me silmas eelkõige Rootsit ja Saksamaad. No siis ei ole mõtet nagu rohkem millegi üle vaielda, vaid tuleb siis mõelda nendele usaldusväärsetele tarneallikatele, mis ei ole nii haavatavad, kui need senised on olnud. Ja nii lihtne see ongi, aga neid otsuseid on palju keerulisem teha ja see üleminek võtab kaua aega, siis see tuleb tarbijal kinni maksta. Tegelikult on tarbija selles ka selles mõttes ise süüdi, et alati eelistatakse ainult odavamat, mitte kindlamat varianti enamasti ja see on ka nagu mõneti peegeldanud nendes poliitikates, mis meil siin on toimunud Euroopas. Aga laiemas plaanis mõelda Eesti energiajulgeolekule, siis mis teie isiklik selline hinnang või pilt sellel on, et mida ja kuhu peaks liikuma või kuidas ümber asju vaatama, et päriselt olla kindlad? Tegelikult see võti on ikkagi selles, et minu hinnangul on nagu viimased, ütleme, 15 aastat Eesti energeetika planeerimises olnud nagu selline suhteliselt kaootiline aeg, kus ei ole suudetud nagu leida niisugust realistlikku strateegiat, mida on mõtet nagu arendada. Ja võib-olla ta hakkas isegi nagu see, oleks pidanud selle peale nagu varem tulema või kuidagi, et see ei ole nagu kellelegi üllatus ka praegu, et isegi kui seda põlevkivi põletamise energeetikat jätkata, ega see ei saa olla kestlik ja pikaajaline, et see ei ole võimalik. Järelikult peab selle asemel midagi nagu tõusad toimima, et kui meil on nagu lihtsalt LNG ühendus ehitatud sõltumatus, me tahtsime endale sõltumatu ühendust, aga me ei planeeri seda LNG-d kasutada, siis on see naeruväärne. Kui me nagu oleme selle ühenduse loonud ja siis me peaksime nagu arendama vastavat ka energeetikat Eestis. Et ma ei arvan, et siin on nagu võib-olla kuidagi moodi need asjad ei ole päriselt proportsioonis, aga ma arvan, et siin üks väga oluline moment on see, et millest tuleb ka aru saada, et Eesti üksinda tõenäoliselt ei suuda mingit mõistlikku ja taskukohast energeetikalahendust pikaajalises perspektiivis nagu luua. Et meil on ühine elektriturg Põhjamaadega ja Balti riikidega, et ma arvan, et need arendused peaksid toimuma ka samal turu kontekstis. Ma ei tea, kas on vaja siis ühendusi juurde seda, ma ei ole insener, ma ei oska sellele küsimuseni täpselt vastata, me oleme näinud ka nende ühenduste haavatavust, eks ju. Et järelikult siin on nagu palju mille peale mõelda, aga ma olen täiesti kindel, et kui seda ei suudeta teha sünkroonis Leedu, Läti ja Soome, Rootsi arengutega, kui sellega ei suudeta arvestada ja neid võimalusi ka siis kasutada, mis on siis nagu midagi head välja ei tule. Ja Eesti praegu minu arust paistab silma sellega, et kuna ei ole suudetud nagu niisuguseid strateegilisi otsuseid piisavalt kiiresti langetada ja neid kogu aeg keegi vaidlustab ja need seni võetud strateegilised suunad kuidagi teostu, siis me näeme lihtsalt seda, et meist minnakse mööda. Nagu, eriti siin Leedu praegu torkab silma, et on nagu märksa sihikindlamalt teinud mingis kindlas suunas oma arendusi. Ja need on pikaajalised protsessid, mida me võib-olla hetkel veel ei taju nii selgelt, aga nad hakkavad, kui me märkame neid juba ja nende mõju, siis me hakkab see hädaldamine ja siis on juba hilja. Et selle tõttu ma arvan, et see praegune valitsus tõenäoliselt nagu enam suuri otsuseid vist ei langeta. Sest valimised on ka ju tulemus. Ja tegelikult kui nüüd nagu nende valimiste kontekstis ka ei kooru nagu mingisugust nagu päris ideed, kuidas seda Eesti energeetika väljakutseid lahendada, siis on nagu midagi halvasti. Kui keegi arvab, et tuleviku see nii-öelda digitaalne majandus või mis ta iganes
teenusmajandus sellel digitaalsetel põhinevad, et see oleks nagu vähese energeetika tarbimisega, siis ta eksib rängalt, see on pigem suurem kui varasemalt, sellepärast et on vaja Eestisse tuua tohutult palju, kui me tahame neid teenuseid arendada. Mitmesugust, ükskõik on see arvutus, nimetame seda arvutusvõimsuseks siis tinglikult. Ja tegelikult mõelda nüüd, et on võimalik kuidagi ühiskonna energiatarbimist niimoodi radikaalselt kahandada, et majanduskasv ei kannata selle all, et ei tasu nagu vaeva. Ja see on nagu väga pika niisuguse vaidluse teema, aga me näeme seda, et mis on nagu tähtis ka meie julgeoleku julgeoleku tagamisel on see, et ka praegu me näeme, et me oleme sõltuvad väljaspoolt tulevatest tarnetest, me teame, et meie ühendused on kergesti haavatavad, seetõttu jällegi võimalikult kiired maismaaühendused läbi Läti Leedu, eluliselt tähtsad, maanteed, raudteed peavad olema tehtud, lennuühendused peavad toimima ja koostöö peab olema just eelkõige Põhjamaade ja Balti riikidega, et selleks, et neid ühendusi arendada hoida. Minu arust sellega nagu Eestis ei ole nagu piisavalt tegeletud ja minu arust meie inimesed ka seda ei adu kuidagi. Et isegi, kui jutt käib Rail Balticust, isegi see ei liigu hästi. No Rail Baltic on nagu... Küll mitte õnneks sõltuvalt meist. Meist ka selles mõttes, et seda aega raisati seal enne, kui eelnevatel aastatel ikka väga palju. Ja nüüd keegi mäletagi enam, aga olid millegipärast eestlased lõid ägedalt kaasa vaidluses, kas leedukad võivad ehitada haruraudtee Kaunasest Vilniusesse või mitte. Ma ei tea, miks see eestlasi nii väga häiris. Aga see on nagu niisugune näide sellest, mis on hästi tulutu ja arulage niisugune käitumine, millel ei ole nagu mitte mingit ratsionaalset nagu põhjendust ja see nagu ei tee meile au kahtlemata. Naabritega äriajamine ei ole kindlasti patt ja see on ju ka tervitatav, et just need oleksid head ühendused Läti, Leedu, Soomega ja nii edasi, aga kui mõelda seda meie enda pilti, et mida me ise toota võiks, siis kas praeguse seisuga, kui see põlevkivi on selline küsitava tuleviku või isegi mitte küsitavaga, vaid see pannakse ühel hetkel kinni, siis kas meil on see ikkagi üks suurimaid selliseid mõnes mõttes isegi julgeolekuohte, et meil ei ole plaani? No me ei ole ka nüüd nii haavatavad nagu selles mõttes, et nagu kriitiliselt, ütleme kui päris nagu sõjaseisukorrast ärme räägi, eks see on nagu teine teema. Aga nii haavatav see meie energeetikasüsteem nüüd ka ei ole, et siin on palju ka elektrivõrkudesse investeeritud ja need ühendused naabritega on ikkagi järjest paremini toimima hakanud. Kuigi ühendused katkevad alati siis, kui on kriitiline hetk ja selle tõttu inimesi frustreerib see börsi hinnakõikumine, millega ei olda harjutud. Ja see frustreerib kõiki sellepärast, et hinnatipud löövad valusalt, aga samas ei räägita sellest, nagu ka praegu on hind väga madal, eks tänasel päeval, et pikemad perioodid on ikkagi väga soodsad, mis võrreldes selle varasema fikshinnaga on palju soodsam olukord. Et alles kohaneme selle börsi elektriga. Aga riik saaks seda stabiliseerida kahtlemata oma poliitikatega ja tegelikult laias laastus me teame kõik väga hästi, et mida rohkem arendatakse võimsusi, mida tuleb doteerida selleks, et nad turul üldse püsiksid, siis see on nagu mõttetu tegevus. Et kui nimetame seda, ükskõik kas see taastuv rohe või ükskõik kuidas me seda ka ei nimeta, seda energeetikat, kui ta vajab doteerimist selleks, et ta oleks turu konkurentsivõimeline üldse, siis on väga kahtlane, et sellisel energeetikal on nagu pikas perspektiivis tulevikus, tõenäoliselt pead hakkama järjest rohkem peale maksma. Et järelikult, kas on viga siin tehnoloogiates või milles muus või me ignoreerime lihtsalt kohalikku looduskeskkonda või looduslikke võimalusi, et see on nagu omaette küsimus. Aga järelikult sellel põlevkivil kahjuks ei ole senikaua täielikku alternatiivi, siis kui ei ole välja mõeldud mingit niisugust meile sobivat siis teist alternatiivi, millega saab nagu neid püsivõimsusi toota. Ja gaasijaamad on üks võimalus, kui täiesti arvestatav võimalus. Tuumajaam on üks võimalus, kuigi selle teostamine on palju keerulisem kui ehitada gaasijaama ja selle tõttu on kaheldav, kas Eestis seda suudetakse teha. Aga nendega tuleb nende võimalustega tuleb püsivalt tegeleda, lihtsalt ühel hetkel on käes see hetk, kus
tuleb langetada see kriitiliselt oluline otsus. Ja võt, sellega nüüd ei ole kõige paremini läinud siin. Lõpetuseks võtame siis sellise väikese hinnapildi ette, et kas näiteks kui mõelda käesoleva aasta teisele poolele, siis on meil üldse võimalus midagi ette ennustada, et mida teevad siin näiteks naftahinnad ja kas bensiin ja diisel lähevad odavamaks või kallimaks või kuidas läheb gaasiga või on see selline totaalne ennustamatu tegevus praegu? No nii kõrged hinnad ei ole absoluutselt mitte ühegi naftat tootva riigi huvides ja tarbijate huvides ammugi muidugi mitte, aga me teame, et kui need hinnad jäävad väga pikaks ajaks nii kõrgele, siis tulevad asendustehnoloogiad, ütleme elektriautod, võib-olla ei ole nii läbimurdnud turule täielikult veel nagu siin ennustati, aga nende inimeste hulk, kes ikkagi kohandavad oma elustiili siis ütleme või tegevuse elektriauto järgi, siis see on kasvanud. See põhiline sein ees on siin ikkagi selles, et inimesed elavad kortermajades, kus igapäevaselt ei ole võimalik elektriautosid nagu parkida ja laadida, eks. Ja kui see probleem saab lahendatud, siis tõenäoliselt see olukord võib muutuda, et see ei olegi niivõrd sõltuv sellest elektriauto enda tehnoloogiast hetkel. Aga elektriauto on üks väike osa sellepärast, et me räägime sõiduautodest, aga suurem osa logistikat ja transporti toimub siiski nagu veoautodega, rongidega, lennukitega, laevadega. Ja kui nafta hind jääb väga kõrgeks, siis tehnoloogilised võib-olla asendused hakkavad toimuma just ka nendes sektorites, lennukid tõenäoliselt, me ei tea veel, et tehnoloogia oleks nii kaugel, aga see kõik kiirendab neid protsesse ja naftat müüvad riigid kindlasti ei ole huvitatud, et see toimuks nagu liiga kiiresti ja selle tõttu ma arvan, et nagu ka USA president siin jätame nüüd nagu need tema frustreerunud emotsioonid nagu kõrvale, siis nad peavad ikkagi selle Iraani küsimuse ühel või teisel moel lähemate kuude jooksul lahendama, nii et ma nagu nii mustalt praegu ei ennustaks, et sügiseks on nagu hinnad sama kõrgel aga suvi võib tulla küll nagu palju raskem, et sellel kõigel võivad olla veel mingid järelainetused, mida on raske ette ennustada ja ma ütlen veel kord, et need Iraani rünnakud naftataristule, mis on teinud Pärsia lahe riikides ja need ei ole fataalsed või nad ei mõjutaks praeguse seisuga seda nende riikide ekspordivõimet, isegi kui see Hormuzi väin lahti tehakse. Küll aga võib juhtuda see, et kui nüüd nagu järgnevate nädalate jooksul siin, eriti just see nädal, järgmine nädal, kui USA alustab nii-öelda siis neid USA presidendi lubatud massiivseid rünnakuid Iraani tsiviiltaristule. Sellisel juhul kindlasti Iraan vastab samalaadsete rünnakutega ja kuna ta Iisraelis ei suuda tabada piisavalt neid sihtmärke, siis ta tõenäoliselt ründab neid Araabia riikides ja siis eriti Kuveidis, Kataris, Bahrainis, kus on väga väiksel territooriumil asud riigid, on selle taristu kaitsmine kindlasti keerulisem. Nii et siin see risk jääb nagu kõrgeks, et see on julge nagu midagi kindlalt lubada, aga Iraani ründevõime on ka kogu aeg langenud, nii et see on niisugune väga keeruline maatriks. Ma siiski pakuks, et see sõda ei laiene sealt piirkonnast ja et sügiseks nagu see asi normaliseerub ja nii kõrgeks need hinnad turul vast ehk ikkagi ei jää. Loodame ja elame näeme. Suur tänu, Rainer Saks, suur tänu vaatajad, kuulajad ja kohtumiseni järgmises Energiapoolis.